hakkama ei saa. Oota, ma pean see tilka ka panema. Tasa. Oi. Teine ka. Ups. Nii. No nii, ilma äratatud. Silma tuleb ka panna. Köökana sorrid, ma koorisin kartuleid, ma mõtlesin alguses kartuliputru teha, aga siis ma leidsin hoopis selle. Ja ma ütlen ausalt, ma armastan seda, kui ma saan külmkapis sorida, siis ma vaatan, mis meil on siin vanast ajast. Ja kui Malju on teinud valmis toitlased ja siis pannud jäässe ja siis neid leida, see on parim tunne maailmas. Aga võib-olla ma teen lastele hoopis suppi siis. Siin on mingi. Need on seened. Igatahes minu meelest see on täielik lifehack, et hommikul, kui sa ärkad üles, sul tavaliselt on mingi aeg, kui sa ise kohvi on või vähemalt mul on, siis ma teen kohe ka lõunasöögi valmis. Nii et ma nüüd põhimõtteliselt panengi neid juba keema. Ma teen mingi kastmed asjad ka kohe valmis. Ma tean 15-20 minti ja siis kui on lõunaaeg, siis saab lihtsalt selle üles soojendada ja ei pea lõunast selle toidu peale mõtlema, vaid saab teha kõike muud olulist, mis sul vaja on. Lisaks ma pean ütlema, et kolmapäevad on mu lemmikpäevad, sellepärast, et siis käib prügiauto ja meil oli prügikast jälle nii täis, et kõik, mis siin hoovis on jälle tulnud, ma ei tea, mingi pakke, paberid ja mida iganes, need lihtsalt ei mahtud sinna. Ja nüüd saab need asjad ära visata. Aga veel lõbusam lugu selle kõige juures on see, et täna me lähme vaatama oma sauna. Seda on nii palju mu käest küsitud umbes, kus teil saun on või kas teil saun on. Ja tõesti, mis maja see on, kui sul tegelikult ei ole sauna majas. Mina armastan sauna, Malju nii väga saunast ei hooli. Aga saun tuleb meil siia samma. Siia tuleb saun, selline saunumisaun. Ja see hakkab valmis saama, me läheme seda tehasesse vaatama, kas kõik on nii, nagu meile endale meeldib. Kui ei küsib ka, miks saunum, siis vaadake saun, ma tean, miks Malju näiteks saunas väga ei ole tahtnud käia, sest ütleb, et seal on nii raske hingata ja palav ja vastik on. Aga saunumi keristel, neil on see õhutsirkulatsioonisüsteem mingi patenteeritud, mis iganes see, kus õhk seal ringi käib. Seal on pehmem leil, see temperatuur jaotub seal ühteselt ja selle tõttu seal on nagu parem hingata ka. Et ma isiklikult arvan, et Malju hakkab saunas ka käima, kui see mure on lahendatud. Ma ütlen ausalt, ma olen ise väga-väga elevil selle käigu pärast ja me saame minna tehasesse siis täna, nii et ma võtan teid ka tehasesse kaasa. Te lähete batuudile või? Jah. Tamplingutega, jah? Need on meie beebid ja meie täna hoolitseme nende eest, siis me saame sulle näidata ja me hoolime tamplingite eest ja siis sa ostaksid meile väiksega. Sina oma väiksega? Kell on 10 hommikul ja ma hakkan nüüd oma esimest kohvi alles jooma. Köök on natuke paremaks läinud, aga ja Lende, mis sina räägid? Kuhu sina emmega lähed? Kandi ja Poppi ostan endale väikse Mr. Kommi sükse paki ja lähme Prismasse. Prismasse lähete ka või? Oi, see on küll hea uudis. Lende, aga meil ei ole piima, selles on asi. Meil tõesti ei ole praegu. Te peate poodi minema. Homme teen piimasuppi või õhtul. Vaat, aine. Täna saab seda chili con carnet teeme tehtud. On kaamera. Just rääkisin ka telefoni teel Mallu Marianiga. Jah, ta läks ise minema praegu. Just, jah, et meil tuli üks vihje Nii. Seoses teie loomadega, et nad pääsevad. No lähme vaatame loomi. No. Nii, see on hoopis see, mis ma nüüd tegin neile. Nii et see on piisavalt suvine, ma arvan. Nüüd saate sööma hakata. Lendu, kuule, kas sa lõpetad ka selle teleka vaatamise või? Sa lihtsalt vedeled jälle siin päev otsa. Tule ka sööma. Kohe lõpeb ära või? Okei. Nii, ma jõudsin lõpuks saunumi territooriumile, kus neid saunasid ehitatakse. Ma näitan teile ka, kui palju neid siin tegelikult pakitud on. Need kõik lähevad juba välja. Et siin terve kõik saunad on valmis tehtud juba, aga see siin on meie saun. Ja vot see, kallid sõbrad, on meie saun. Ma ütlen ausalt, ma arvasin alguses, et on suurem, nagu kui ma pildi pealt vaatasin. Aga ta on just täpselt nii hea, et saad liigutada ühest kohast teise, kui sa tahad endale hoovi ilusti toppida. Nii et vaatame sisse ka teda.
oi, ma armastan seda värske sauna õhna ka. Siin ongi praegu nii palav juba, teil on saun sees või? See on täpselt. Ja niimoodi võiksin juba istuda. Ei, aga väga mõnus ja väga ilus, tõesti, mulle väga meeldib. Kusjuures tegelikult ongi selle saun, vaat see on see, millest ma teile hommikul rääkisin ka, see tehnoloogia on siis niimoodi, et see, kui soe õhk tõuseb tavaliselt üles, eks ole, siis lava peaks kõrgel olema, sa istud seal, aga neil on niimoodi, et võtab selle õhu ülevalt, suunab jälle alla ja siis kõik tehakse ühtlaselt palavaks, nii et tegelikult lapsed võivad siin madalal ka istuda ja neil on ka väga mõnus soe siis. Oot, väga-väga kihvt. Järgmine tähtis küsimus on see, et millal see koju tuuakse. See on kõige tähtsam. Aga ei, see on väga mõnus. 4 inimest mahub seal rahulikult istuma, saab pikutada ilusti ja väga-väga vinge. Oi, mis see nupp teeb? Ventilatsioonisüsteemi sisse lülitada, et see on veel 3-astmeline, et sa oled 1, 2, 3, et kui tugevalt ta siis teeb, jah? Ja see reguleeribki seda, et siis ta peab seda õhu nagu käima või? Davai. Kerise vahetame ka välja teil, paneme teile siia uue kerise. Kusjuures selle, ma ei tea, kas Priit rääkis sulle, et selle sauna nagu äge osa on see, et siin on topeltpõrand tehtud. Et see kerise, see, kus see välja puhe, kus ta seda segatud õhku välja poolt, ta puhub lava alla niimoodi, et sul tulebki nende lavalaudade vahel see soe õhk. Ja sellepärast ma alguses ütlesin, et huvitav, et äkki ei ehitakski lava, et paneme, saab kotttoolidega istuda, vaata. Aga tegelikult see kogemus, just see topeltpõranda kogemus on ülimõnus. Okei, seda tellitakse nagu palju või? Me nüüd hakkasime ise uusi mudeleid ehitama topeltpõrandatega, et meil on Haagissaun, kus meil on ka tehtud topeltpõrandaga. Teisime maamessil ka sellega. Ja nüüd Prangli saunajooksu tegime, lasime terve Prangli rahval ära testida, kuidas see uus sauna. Ja kuidas oli meeldis kõigile? Väga meeldis rahvale, ja. Ei, no vinge. Paljud tihti mõtlevad, et oi, saun peaks olema see, mis sa kütad mingi puuga ja üleüldse, kuidas minu käest on palju küsitud, kui me maja ehitasime, et kus teie saun on. Ja meil oli enne puuküttega saun, aga ma ütlen ausalt, tegelikult on tänapäeval niimoodi, et mulle meeldib pigem see, et ma vajutan nuppu ja ma tean, mul läheb saun soojaks, eriti kui talvel näiteks olen väljas. Et sellepärast ongi, saunubil on need elektrikerised, need saunamajakesed, mis täiesti valmis juba ehitatud on, neid sa saadki talvel ka kasutada. Nii et edaspidi ma saan nuppu vajutada, see kõik läheb soojaks. Mitte nii, nagu mul praegu selle mullivanniga on, et ma pean käima õues kütma seda 6 tundi ja talvel 8 tundi. Et väga vinge, ausalt. Ma juba mõtlen, kelle ma külla kutsun seda katsetama. Saad ventiga sisse panna, et siis ta liigutab seda siseõhku. Okei. Siit sa saad endale lavavalguse tööle panna, välja lükata. On ka võimalus nii-öelda kõik puldis ka veel teha. Ja. Nii, ja siin sõbrad neid toodetaksegi, vaadake, ma näitan teile kohe ära. Kui öeldakse, et need on aastaringseks kasutamiseks, siis täpselt nii ongi. Siin on villa, pannakse ilusti kõik. Et need on täiesti valmis tehtud niimoodi, et sina ostad ära, sul tuuakse see hoovi ja sa võid juhtme seina lükata ja hakata kasutama. Selline. Okei. Tead, nüüd ma hakkan kahtlema üldse, miks ma eledaks jätsin seest. See on siuke, vot sellised on need, mis taanlased armastaks, ma kujutan ette. Ja muideks üks asi veel, mis mina just sain targemaks. Vaadake, siin on kõik kaablid, asjad on juba ära veetud ja väga tihti, kui sa ostad näiteks lihtsalt mingi saunamajakese endale, sul midagi sees pole, siis kaablid veetakse alati siit pealt kuidagi ja see jääb kole on ja anduri jaoks, mis iganes, või andur pannakse kuskil suvalisse seina. Tegelikult andur peab olema alati selle kerise kohal, siis sa saad täpselt õiged numbrid endale. Ühesõnaga, saunum on põhimõtteliselt ainukene, kes neid maju sellisena teeb. Et kõik need väga fancy ja siuke väga clever välja, mõtlen ausalt. See on ka, no super, tõesti. Plus, ma näitan teile. Siin on kilp, on siis sisse ehitatud kohe. Tavaliselt, kui sa ostad selle maja endale, sealt lihtsalt tuleb mingi juhe välja, see kilp on kas seina peale pandud või kuskil lava alla peidetud. Neil on kohe sisse ehitatud, nii et kõik on nagu, see on lukus praegu. Aga kõik on nagu väga-väga läbi mõeldud, hästi clean, vaat see on see, mis ma võin öelda, see on nagu hästi puhas ja clean kõik. Töö käib. Ma olen tõesti mega õnnelik praegu, mõtlesin ka teile, et te olete mind nii õnnelikuks täna teinud, et ma sain seda siia vaatama ka tulla. Nüüd ma pean kiiresti hakkama tegutsema, et ma saaks selle sauna ka majja, sest ma juba tean, kelle ma esimesena endale külla tahan kutsuda sinna sauna. Mõtlesin mina, et tulen tuppa, hakkan ehitama jänesevaidikut edasi ühte seina, sest meil käis täna see vettamet ka siin, toidu veterinaar. Mul on üks sein veel vaja teha, aga siis Mallu, nagu näha, on tellinud midagi ja siis ma pean need ka kokku panema jälle.
ma teen selle enne ära, kui ma teen midagi muud, mis ma ise teha tahan. Tule mina kööki, mõtle, miks on põrand mingi, mis jura see siin on, onju? Surnud lind. Surnud lind, jah? Kuule, mida nalja teete mulle siin või? Mis teil viga on, ausalt? Mille jaoks see vajalik on? Vastik. Ei ole vastik, aga lihtsalt miks see vajalik on, ma ei saa aru. Kell on 8 õhtul, ma jõudsin koju, ma ei tea, enne 2. Ja see on see, kuhu ma olen sellega jõudnud, sest see on reaalselt Lego. 1 000 000 väikest tükki, 1 000 000 kruvi või tähendab mutteid, volti ja mitte kruvi. Aga nüüd me hakkame lõpule jõudma ligidale, mis tähendab seda, et seal ma ei ole saanud midagi edasi teha, sest Maljul oli vaja, et see pannakse kokku. Nii, saame siis kinni ka kiritada. Mis sa lõbutsed? Mängin jalgpalli. Löö issile ka korra palli siis vastu varvast. No? Ma olen üli hea sellest. Oled või? Jah. Ma olen maksimaalselt pool tundi veel endale, et see asi selle kokku saada. See on tõesti, ma ei tea, 1000 tükis koos. Mul ei ole ammu sihukest asja juhtunud, et mingi asi hakkab mind kettasse väiksel päeva, kui ma pean kokku olema. Täna on see päev. Ma tunnen. Aga pole hullu, pole enam palju teha. Uus päev. Uoga. Vaatame, kas saame nüüd need täis. Siia läheb ka veel paar kotti kindlasti. Kanad nokivad ussikesi. Jood vett. Sa näed ka oma selle harja tagant midagi. Siuke väljend on olemas nagu Tootsi peenar. Ja täpselt seda ma teengi, sest et siin on redised, herned ja talisipul. Kui keegi küsib, kas need käivad kokku, mina ei tea, kas need käivad kokku. Aga kokku nad siin saavad. Mõnses harmoonias. Ööga on jänesed mu kõik vaarikad ära söönud. Nii et that's a bummer. Mõtlen, kui seda rohelist juppi küljes pole, kas siis ikka võib maha panna. Täpselt ei mäleta, kuhu ma mida panin ka nii. Tead, aga midagi siit ju kasvama hakkab. No herned panid siia vähemalt, kus nad ronima hakkavad, nii et... Jah, ma panin siia rediseid ja... Ma ei mäleta täpselt, ma suure uraaga tegin siin midagi. Vaatame, mis siit välja tuleb. Ühesõnaga, midagi on tehtud. Porgandid panen sinna poole. Aga kurgid, Mul ei ole kurgid. tomatid, need tuleks ka maha panna tegelikult. See, ma arvan, osa. Aga see pool, ma arvan, on enam-vähem valmis, nii et ma kostan ta ära. Siis hakkame palvetama. Viime jänkudele väikest värsket snäkki. Palun. Kas on huvi? On ikka huvi. Tule sina ka. Pauli. Tule siia. Jah. Mis te jooksete? Oi. Oi, oi. Noh. Mäng käib või? Sa oled nagu what the hell.
praegu see must on, siis ma mõtlesingi, et ma panen sinna igasuguseid mingeid asju. Eks sa pead vaatama, sul on sildid küljes, et kuhu, kas kestab varju, kes kestab. Ossa Jeesus. No minust ongi saanud nüüd aeg nüüd. No korralik jah. Appi kui ilus, suur aitäh. Palun. No issand jumal. Ma ei teagi, kust alustada. Ei, sa ei peagi alustama, ma ei tea. Jätamegi siia sügiseni. Võib-olla on vaja kasta nüüd ära, et sa kohe ei hakka nagunii istutama, ma ei usu. Minu kõik porgandid, redised, kõik on istutatud. Aga mu küüned on ikka full, nagu ma üritasin kõigega, ma olen isegi katki tõmmanud oma küüne. Nii et ma pean küüned külge liimima, sest ma ei saa nendega kuhugi minna, need on liiga ratchet. Nii et ma kujutan oma juuksed ära, kleebin endale küüned pähe ja mul on vist tegelikult mingi 4 tundi aega veel, nii et aga kui ma küüned külge panen, siis ma ei saa edasi külvata, aga samas ma olen juba pesus käinud, nii et ma lõpetan selle igavese külvamise ära ka tänaseks. Nii, kell on 4, köök on horrid, aga ma tegin Steffigi liha jälle, hot dogi. Samal ajal ma tegelikult ehitan õues. Tahate hot dogi ka või? Mina tahan pulgarit. Ma tahan pulgarit. Ma loodan, et see maitseb ka teile. Kumbki hot dogi ei tahtnud. See kreem, mis on spicy, see on mu lemmik. Mis sul siuke nägu peas juba on? Mis ei sobi? Ei, sellepärast ma tahtsin seda ise teha. No, tead, ma juba tegin ära sulle. Sööge need ära, siis pärast võite teha, kui tahate. Ma ei taha. Head isu. Reaalsuses on siis tegelikult selline veel, milline see köök välja näeb praegu. Pole midagi teha, see on elu lihtsalt. Ja mis muud ei olegi. Kiidad mu burgerit või? Et oskan teha hästi või? Aitäh! Aga nüüd ma panen ise veel lastele mullivanniga hakkama. Malju läks juba meiki ja mis iganes tegema, tal on õhtul see kroonikapidu. Mind mingi kroonikaüritused ei huvita. Aga mitte, et mul kroonika vastu midagi oleks. Lihtsalt see on minust pointless. Aga lapsed tahavad õhtul seda telekast vaadata kindlasti. Marta just ütles, et kui emme on õhtul telekas, kus iganes ta läheb, siis me tahame seda vaadata. Ma olen nõus, seda me võime teha. Paneme selle telekasse peale ja vaatame, kui ta auhindu saab. Marta, mis sa arvad, kas emme saab täna mingit auhindu ka siis või? Kindlasti ta alati saab. Kindlasti on jah, jah. Nii, lapsed on toidetud, saab seda siin edasi teha. Mul oli siuke asi, ma jooksu pealt mõtlen siis vahepeal on ja. Võrk oli nii pikk, sama oli siin. Ehk siis ma ehitasin siia sellised pulgad. Teen siia ka samamoodi, jääb siuke ilus nurk ka ja lahendab selle mure, et võrku peaks hakkama kuidagi siduma. No, mis juhtus? Ma hakkan tööd tegema, aitab. Lasteaeg on läbi, kõik, ma teen tööd. Ma rohkem ei tegele teiega praegu, ma hakkan tööd tegema. Nagu näha meid olemas. Tulime Mardiga enne väiksele trinksule ja söögile ja siis lähme peale. Mul on tunne, et me hakkame selle asjaga lõpuks siin lõpetama seda väikest seiklust. Kes meist on kroonika peal, kes värvib aeda. Ilusad pikad tõmbed. Niimoodi, et kõigil on täna
igati tihe ja tore päev olnud. ja mis see nüüd eeloleva, nagu suvi on varsti käes, et mis sinu jaoks elus kõige positiivsemad sündmused praegu on? Mulle väga meeldib, et suvi on käes, sest et mu aias õitsevad lilled ja ma sain esimest korda elus herneid külvata ja porgandeid ja ma ei tea, ma olen kuidagi väga põnevil oma aia üle, et mul on see aedniku era praegu käimas ja see väga kuidagi rahustab ja lõõgastab mind. Täna ei ole sinuga kaasas sinu abikaasat, et miks tema ei tulnud siia sulle kaasa elama? Mu abikaasale ka väga meeldib meie aias olla ja ta ehitab praegu meie jänestele aedikut. Issand, kui palju teil neid jäneseid kokku on praegu? Ma ütleks praegu umbes 11. Mida? Aega. Oih. Ma teen äkki ka labidaga. Mitmeid päevi mõtlen, et tahaks pitsat teha ja it's gonna happen. Õues on enamus töid nüüd tehtud ja mina lihtsalt vaatan, kas mul on pärmi ka. Mul on isegi üks pärm ilusti olemas, nii et ma teen ühe pitsataigna. Mis see on? No söö. Mina igastahes hakkan pitsataigent tegema nüüd. Nii, pärm ilusti kerkis, ma panin ta katsetasin, kas ta läheb mahuseks. Taas ta peakski mingi paar aastat ikka olema okei. Ja nüüd ma jätan esimese tiiruda sellisena. Tõmban tal kilekotti pähe, las ta natuke kerkib. Krislin. Wasabi. Vaata, inimesed söövad. Ära torka nüüd, mis? Vaata, jängu ka vaatad siin. Ma ei tahagi siin piinata, näe. Ma piina siin, tõmba palju. Ja teine sama. Vaadake neid mõnusaid dinosaurusi jalgu. Mõnusad. Tahti küüned ära lakkida. Jaa, sa oled nii ilus kana. Teeme musi. Nii. Las jookseb. Nii, minu tänapäevane töö on siin. Pabe ja Iduni koostööpartnerid tõid mulle kingituseks päris palju nendest taimedest. Ja nagu te näete, siis aedik on ka valmis. Ja et jänesed sinna sisse saada, panin ma neile peibutuseks siukse korvi või kasti või mis selle kärutee maitsetaimi. Ülejäänud aed näeb ikka, no ütleme nii, et päris ratchet välja, aga siin käibki nii, et jupi haaval vaikselt tasa ja targu. Aga siit on ilus vaadata. Halloo, ei, ise ei võta. Te juba ühe koti sõite ära ise. Aura jaaga ära, aura ära. Nii, nüüd on mingi 1,5 tundi. On mul siin kerkinud. Marta hakkas ka endale mingit möga tegema. Marta teeb slaimi. Aga mida sina teed? Mina teen pitsat. Aga mäletan... Ma reaalselt tunnen ennast nagu mingi 100. aednik. Aga selle ma tegin täitsa ise. Okei, paar auku tegi Märten ja selle ääre tegi ka Märten, aga... Ta teab, kuhu ta läheb nüüd omadega. Nii. Palun. Noh, üks maas, üks veel minna. Ma võtan selle mehe kõsut välja. Sina võtta välja tulla. Ma võtlen sinuga. Nüüd vaadake. Võtta kuskilt välja. Näidake. Ma tahan ka sisse minna. Tahan ka sisse.
nii, see on eriti usinalt siin kerkinud, väga punni läinud nagu näha. Nüüd ei ole muud, kui ma käin ruttu poes ära, et muud asjad ka siia osta, et millest üldse pitsat teha, siis teeme valmis tomatikastme, mitte lihtsalt ei pane seda püreed ja siis vaatame, kus me seda küpsetame, kas väljas muna peal või ahjus. Nüüd hakkab omaette ooper, et kuidas sa kuradi Janes naala kinni saada. Sest talle väga pai ei meeldi, ta ei ole nagu väga kättesaadav. Nagu ma saan talle umbes nii lähedale tulla ja ta on juba suht pinges. Olles ma astusin just kanasita sisse. Proovisin teda just kätte saada, ta lupsas niimoodi minema, et hoia ja keele. Nii et ma ei tea, võib-olla ma pean mingi lõksu või mingi sükse asja siia sebima, aga ma kardan, et siin näeb mingi 400 kassi enne kinni, kui me selle jänese kinni viiame. On nii või? Vaadake, kui pekine jänes meil on. Nagu no offense, aga nala. Oi, kui pekine. Sellel käib jõud üle minust. Muidugi ma ei saa teda kätte. On nii või? Me peame su kinni püüdma. Me hakkame sunnirahasid saama muidu. Ja sina oma lotiga neid sunnirahasid kinni ei maksa, ma ütlen kohe ära. You don't have the money, mate. Üks äge asi sellest meigil on, et siin on ka see pitsa oma. Ma ei olnudki seda enne vaadanud. Nii et vaatame. Shoot. Nii, see on küll äge praegu. Mis ma teen? Ma teen 4 pitsat, ma arvan. Või siis panen ühe kappi, vaatame. Nii et just täis ma rullin need ilusti veel ära ja teeme, mis vaja. Nii suured need tulevad. Jaa, aga natuke läheb aega. Esimene pitsa on ahjus praegu, nii et ootame, kuni see olen mina köögis, siis on alati kõik siuke. Aga need on suht suured. Aega läheb. Aga siis hästi peenikesest tükkideks, et Enne? Ja taigend oli loomulikult hea, kui te vaatate, vaadake, ideaalne. Vaatasin, tšekkisin taigend. Ühesõnaga lasta oldasin nüüd. Nii. Ja veel üks hea häkk on see, et need, mida ma ei tee praegu, need lähevad lihtsalt jääkappi, järgmine kord võtad välja, sulab, ta natuke veel kerkib tõenäoliselt edasi, enne kui ta temperatuur alla läheb, aga... Nii, vaadake, nüüd see pitsa mul välja näeb. Nii. Ja ma näitan trikki, see on see, mis Malju ostis tegelikult lõikamise jaoks. Hops, pitsa siia peale. See on kuumärgi, seda katsuge. No näe. Oi, siuke ta näeb välja. On ilus või? No, aga seda ma ei sööks. Aga sa saad kohe hakata teist sööma, nii et. Nii, väga hea. Palju. Nii, 3 tükki ma neid kokku tegin. See on viimane. Kui mõnus. I love it. Siis see oli täiskasvanutel natuke vürtsikav. Ja see on jälle siuke tavaline salaamikas. Nii et nüüd tuleb ainult see hullumaa siin ära koristada. Aga Mari ütles, et on hea pitsa, et saab 10 punkti küll. Nii et siis on hästi läinud. Ma tulin Pärnusse luulu lõpetamisele. Kõik on vihmavarjudega, mida mul muidugi ei ole, aga praegu peetakse kõnet, nii et nad peaks esinema ka veel natukene. Mäletate, ma eile ütlesin, et ainult naala on vaja seadikusse panna. Noh, ütleme nii, et ta nüüd on siin aedikus. Nagu te näete, ta on siin sees. Kuidas? Seda ma ei tea. Küll aga, kus nad nüüd juba kadusid, küll aga ei paista aedikus olevat ei Pauli
just oli siin Toomas ka. Näe, ja Toomas on seal. Nii et minu küsimus on, kuidas persse nad sisse ja välja saavad? Ma ei saa aru, mul ei mahu pähe, ma olen confused. Ma olen väga confused. Okei, ma leidsin selle koha. Näete, auk. Siia tuleb kindlasti midagi välja mõelda, nad kaevavad selle kohe läbi. Mul on isiklik, ma panin mingi kivid ette, mul on isiklikult siuke tunne, et me peame panema siit nagu võrgu igalt poolt siit äärtest, katma selle mullaga ja siit poolt nagu kinni klammerdama. Nagu näha, ja ainult väike kaevamise vaev, nii et ma pean praegu, mul ei ole muud varianti, ma pean mingi kive siia tassima. Aga positiivse külje pealt teda on kõige raskem kätte saada ja tema on nüüd juba siin sees. Nii et teised tupsud tulevad ka praegu välja vaatama. Kas teised tupsud tulevad ka välja vaatama, jah? Oi, tere, pupsi, kus sa kaevamas käisid? Oi. Nii, Marta on meil siin kassivalves. Vaatame, kus see suur must jänes on. Ta on seal. Mul ei ole vaja, et keegi siit ära põgeneb. Siin on meie kõige väiksem Bonni. Tõmmata tulest ma panen kive siin. Bonni. Siin on meie decorations. Siin on meie Carrot. Suur kivi siia peale. Wow. Nii. Wow. Appi. Meil on veel kive vaja. Ma ausalt ei ole kindel, kas mu vaesed muumifiskarsi käärid on selle jaoks mõeldud, aga mul ei ole siin midagi paremat ja vihma sajab ja I'm in a hurry. Oh my god. Vaata, paduvihma sajab. Ma tegin praegu nii palju, kui ma nagu üksi sain. Panin siia igale poole võrgu ja kivid tegelikult tuleb see maa alla kaevata. Siia. Kurat, ma ei oska näidata. Siit panin nii palju, kui sain. Aga mul ei ole praegu rohkem kive ja ma ei saa siit kaevata ka, nii et ma praegu lihtsalt üritasin kuidagi need ääred nagu võimalikult ebameeldivaks kaevata teha. Siit tuleb ka midagi välja mõelda. Ühesõnaga, ma loodan, et mingi ajutise lahenduse me praegu leidsime, sest et siit teoreetiliselt ta saab ennast välja kaevata. Aga mulle tundub, et ta ei mahu siit väga kuskile. Ma topin selle kuuse oksa siia vahel. Ma lootsin, et ma saan tuppa minna. Oh my god, ma näen välja nagu see õudusfilm, vaata, mis see oli see, mis kaameraga filmitud on. Blairi nõiaprojekt. Ma hakkasin tuppa minema ja vaatan. Väike Clementa on väljas, enne seda on tihmis. Marta tuli vaatama, et kassid neid ära jooksid ringi siin korra. Ja üks väike põrsas läks siia jänesemaja alla ja ma ei saa teda kätte ja ma ei saa tuppa minna, sest et kassid söövad ära, aga mõtlen, kas mõni kass on üldse väljas praegu. Fuck my life. Nii, ta tuli välja. Ma sain mingi plongu ette. Aga siit ta saab ikka sisse. Me peame su panema teistega. Siin süüakse ära. See on väga levinud siin piirkonnas kahjuks. Kas ei taha, et ma sind päästan? Tule nüüd, väike Clementa. Palun. No nii. Väike Clementa on kinni. Mina olen läbimärg, mullane, sitane. Ja et ei söö jälle ise usse. Võrsad. Koti ka katki teinud. Tulge. Tibu. Tulge. Laud. Sööge mu mullasest käest.
Kukele ei pakugi või? Ahti, tule siia. Tule. Ahti. Tule, Ahtikene. Okei, otsas on juba. Anne, mis sinu soenguga toimub? See on ratchet praegu. I'm so sorry, aga... Anne, sind tuleb tuppa viia pesema ja kuivama. See on ebainimlik vaadata sind. Anja. Cheers! Mul on viljadus oleks teigi siile. Cheers! Eelmine kord ei tuldud oma toolidega või mingi siuke teema. Minu meelest eelmine kord oli see. Märten läheb koju, aga võtab süüa kaasa. Oi, Malju, ma nii väga tahan sind ise ära viia. Selle pärast mõtlesin. Nii. Korras. See ei ole õige Oreo pidu, kui Kellu ei lõikame juukseid. Need pikendused on fine as fuck, aga need on nii rasked. Ja mu enda juuksed on juhukesed. Ja ma tahan, et ta umbes nii palju maha lõikaks. Ja Kellu näita meie professionaali käärel. See on mingi... No, see on mul kodus endal ka. Nii et let's do it. Ma ei tea, miks see teem oli. Mulle ütlesin, et ei tohi niimoodi. Ei lõika! Oota, lase kord lahti. Teeme noaga. Oksakääriga oled enne lõinud? Ei. Kas need ei ole need suured või? Heki käärid. Aga seda, ma ütlen nagu disclaimer, et seda tohib ainult siis teha, kui need on pikendused, need ei ole päris juuksed, need on pikendused, neid me saame asendada. Me ei tohi päris juuksed lõigata oksakääridega. Sees huu. Ühesõnaga, mina teen enda proovi. Päris juukseid ei tohi lõigata köögikääridega. Oksakääridega. Need on oksakääridega. Ma ei tea, kas need lõikavad. Selle aasta jooksul vähemalt 2-3 mõlema peoga on nüüd rõõmsad lõigatud. Nagu see ei olegi pidu, kui Malju juukseid ei lõigata. Ma ei tea, kas see... Aga need on teravamad. Aga teine pool ei ole ju terav. Miks te nendega lõikad? Ei lähe. Proovi siit otsa lõigata maha. Ma ei proovi niimoodi. Äkki saab teisega kärpi. Sa pead rohkem võtma. Võta niimoodi. Kellu, proovi. Võta niimoodi. Vaata, kuidas lihtsalt... Vaata mõju. Sa tuled homme, mulle seal ongi. Ei, see ei tööta. See ei lähe ja see on teiselt poolt. Me ei saa sul neid täna lõigata. Ma proovin ise. Aga noaga lõike lauale. Ma olen otse. Oh my god. Kui sa nüsid, vaata, siis läheb. Ei, me ei saa nii nüsida, vaata. Kuule, nüüd on hilja veel. Aga juuksel on traumatized. Võta teiselt poolt sama palju. Mitte keegi tohiski teha. Äkki ma siis tülitan edasi või? Ei, sa võtad sealt kõvasti rohkem. Võtsin või? Appi! Ei võtnud. Vaata! Tülitan natuke. Vaata nüüd siia. Aga vaata, kui ideaalses täpselt samas Ainult ei oska mitte midagi. Ma tülitan ja vaatan. Aga äkki sa peaks niimoodi tervitama? Vaata, kuidas siit läheb alla poole. Malju, sul tuleb suht hästi välja, siis viitsiks mul ka lõigata. Davai, oota, ma teen endale ära ja siis... Sinu juuksed on fine. Nii palju ka. Kuule, teil ole... Kerli alles ju... Proovi, saad teravast, see on mingi ülivala. Sa pead tagumise osaga lõikama. Kumb on tagumine? Nagu sa pead selle osaga otsi lõikama. Näita ennast. Ma võib-olla poleks pidanud nüüd otsa. Ma pean ka siit lõikama. No aga... Läheb ka? Oota, ma mõtlesin näo. Tõesti, Sorry, mul läks meelest ära. Ma kirjutan.
lõikasin hästi või? Väga. ja siis oligi, et sul tuli see kliitoris sealt. Tõmba hästi kõvasti. Pead sa nüüd filmi, me tahtsime teiselda pärast, et see on oksakääridega kõik. Skinny legsakilpiksid. On küll jah? On pehme. Ma ei tea, ma pole kunagi olnud nii kaunis. Ja vaadake, oksakäärid, mida kõike suudab kellu teha. I love it. Mikk, ütle midagi ilusat. Väga ilus oled. Ütle midagi ilusamat. Ei teagi kohe. Okei. Mina oskan midagi öelda. Nii. Sõja ajal käib ka. Mingi mõtleme. Näed, vaata üks hea sõber on ka meil selline. Tähendab kaks. Poel. Ainult kellu ja kellu. Tema, lükkas Osa kaunemaid päevi, ne? Ivar, ütle midagi ilusat. Näita neid. Ta on nii. Mul on nüüd süke pinge peal. Valmis olla, võtta pokaal. Oota, ja läks. Head uut aastat. Seltskond, see on kurat. Aga kuulge, hea. Ma olen 4 päeva juba tehnilise vangi sisse. Mitu pudelit ma tellin? No 4. Ei ole 4. Ma ütlen teile, et kui sa pead vangis olema, see on su vangistus. See on nagu Tema jaoks oled sina vangistus või? jah. Oota, ma See on mina. Ma selle lülitan välja, jah. ma tulin lastega siia nüüd ringspaasse, sest minu arust see on üks kõige mõnusam koht, kus lastega spaas käia. Aga Lendel oli mure. Lende arvas, et tema ei oska ise riideid vahetada ja siis ma helistasin Tiinale, kutsusin Tiina ka endaga spaasse, nii et Tiina oli väga elevil. Ja ühesõnaga nüüd ootame Tiina ära ja siis me saame rahulikult kõik ujuma minna. Nii, oota. Teen ühe käega tööd ja teisega filmin. Nii. Tiina saab ka sind aidata, nii. Kus see Mariann siis? Ta läks sõpradega. Davai poja, läheme nüüd. Ops. Nii, tegid, paneme need sulle nüüd kätte. Ma näitan kohe, oota, ma tulen püsti. See on parem panna. No. Niimoodi on mõnus, jah? Vaadake, kui äge Clementad käisid Saaremaal puhkamas. No vaadake, kui suur see on. Uksi ma panen sinu kõrvale seisma. Mõnus jurakas. Suurem lihtsalt. Sina olete suurem. Selle peab ära puhastama. Saab suppi teha. Jah. No see on jurakas ikka konkreetselt. Aga mis see on? Mis see on? Jah. Marta ütles, et siin lõhnab halvasti. No. See hooga nagu noaga katsus seda Jah, aga me lõikame tal siit kohe pea lahti ja lõikame otse. Ei, ta ei ole enam elus. On see lemon pusset, aga creme brûlée nagu Pussei. Lemon pusse. Pussei. aga ta ei ole tahkunud. Öelge keegi midagi. See on nagu... Mis see lemon pussei? Kui hea pussei. No muidu. Nii. Ma ei tea ju, kus see süda on. Teised on täiesti. Kus on süda? Seal sees ikka veel või? Ei, võtsin kõik sisikonna välja kallikene. Nii, aga... Juu! Ära minu peale niimoodi muga palun lase. Juu, nästi, see on kõik on rõve. Uksi tõid. Mida? Näe, Marta. Vaata. Sisikond ja soolik. Vastik. No näed. Ma näen ühte kala. Nii, korras, lähme. Selle ülejäänud ma loputan ilusti toas ära. Sain igastahes ilusti Ma tahan ka teha. Ma lõikan tükid lahti ja
meil on muidugi kõva nuga ka kalalõiku puhastamiseks. ma teen ka nad. mu ise tead, millega minu juuksed lõigati oksakääridega. Päriselt. Tee must palun üks pilt siit pealt vaatas nüüd. Ei tee. Ma soovin seda. Tead, miks ma ei tee või? ma teen ka sest mehed panevad Tinderisse siukse pildi. Ma ei lähe Tinderisse. Mind ei huvita, ma ei tee ka. Palun tee must üks pilt. Ei, ma ei tee. Tahan lihtsalt oma sõbrale ei, mind ei huvita su mingi sõbra jutt, ma ei tee ühtegi siukest pilti. Tee mental notion. Okei, korras, las ta olla siis. Läheme siis. Vot nende kaladega, kui mis sa pead ise ära puhastama, ongi see, et kõik tuleb siit, kõik soomused tuli maha nühkida veel enne, kõigepealt puhastada, soomused maha nühkida, nüüd ma tegin siuksed kuubikud. Aga ühesõnaga, ma hakkan siin lõpetama, kell on 10 läbi, ma pean selle jama siin kõik ära puhastama. Siin on veel tegelikult, näe, soomus on peal alles, kõik läheb siin kraanikaussi. Ühesõnaga, tegutsemist veel on. Nii, õhtu lõpuks sellest teeme puljongi. See jätsin naha ka peale, see teeb sellise mõnusa želatiinise. Samamoodi siin see kalal luu, eks ole, tuleb jätta, kui teeb puljongit. Loorberilehte, soola, pipart, porgandit. Täna on pühapäev, lapsed on kõik lapsed on läinud, Pellu ainult tuleb Viljandist täna. Ja tahaks öelda, et saab puhata, niisama olla, aga ei saa. Meil on vaja jänese pesa veel ära kindlustada kuidagi ja ma käisin siis Bauhofist tõi mulda ka veel juurde. Ja ma ei viitsinud väikeste kottidega jamada. Aga ossa raisk! Need on, ma ei tea, mingi 65-70 kilosed vist. Ja siis ma käisin veel Hugoga jalgrattaga sõitmas ja siis tegin oma trenni seal ära ja mul lihased on nii läbi tegelikult, et tahaks puhata ausalt öeldes, aga tead, mis siin ikka viriseda. Noh, sõbrad, kas te tahate tuppa minna või? Kuule, kaunitar, mis sa mõtled? Ja, mis sa mõtled? Pühapäev on, ma olen söönud ära ja peaaegu terve paki Donaldi nätsu. Umbes vähemalt 30 nätsu, kui mu kõht valutab, et see tehakse. Aga terve maja on siuke sitamaja. Täna leidsid kodud 2 jänest. Läksid koos uude koju. Ja jah. Tegelikult päris pisi nädal oli. Ma olen nii, sa said 2 Kroonika auhinda. Jaa, ma sain 2 Kroonika auhinda. Sõpradega. Tinneril juures väga lõbus oli. Ütlen, selle grupiga on alati väga tore koos olla. Mulle meeldis. Kirli lõikas mu juuksed ära, aga seda te juba nägite. Ja mina tegin palju tööd see nädal väljas. Mina tegin aias palju tööd. Ja mõlemad tegime. Täna ma veel panin sinna parema võrgu ja mulda viskasin peale, mida te juba nägite. Nüüd meil on ainult 1 jänes, kes ei ole aedikus. See on Pauli. Aga no küll tema kätte saab. Teda on lihtne kätte saada. Ja homme vähemalt ei ole lapsi, on tühi nädal. Ai, sul on. Mina pean Martaga minema küll 10 arsti juurde. Ja mina pean hakkama valmistama ette seda pinda, kuhu meil tuleb saunumisaun, sest seda maapinna peal panna ikkagi mingi betoon veel. Pluss peab sul hakkama ehitama seda järgmist kanamaja, betoonivalu ja asjad tuleb teha. Ma tahaks Kiviõlis ära käia ja siis ma lähen Viljandisse teisipäeval. Sina räägid ja filmid mind. No sa oled ilusam, käigus. Ühesõnaga, head aega teile. Vaata mu kurtsus nagu... Vaata kui rõve ma olen. Ma olen nagu mingi peki selg. See tõesti kurtsus ka. Midagi tuleb ette võtta. Paneme lihtsalt kaamera kinni ja ärme vaata sind. No sellepärast ma sinu peal hoidsingi. Aga kaunist nädala lõppu teile ja näeme järgmine nädal. Bye!